ja nii, osa 3. Nagu näete, kas näete? Tõin soojustust 30 mm see Kingspani plaat. Miks need siuksed tükid on see, et Facebookis mingist ehitus annan ära või selline klubb, see on sealt. Muidu see üks plaat on mingi 25 euro ringis. 1200 korda 2400 ja 30 mm. Maks 25 leht ühe lehe pealt. Kindlasti saab soodukatega midagi muud. Mul on siin 4 täislehti, üks peaaegu täisleht. Ühesõnaga üle 5 lehe. Sain 50 euro eest tänud Viimarile. Loodan, et ma nime valesti öelnud. Lubas ka seda kanalit vaadata. Tahaksin hakata seda siia soojustama igale poole. Aga enne peaks paar juhet ära, et oleks nagu seina taga need asjad. Et viskan käbe tühjaks, siis pean juhtnud ära ja siis hakkame natuke soojust. Palju ei jõua, aga saamaaval, et proovime, kuidas töötada on. Praegu mul tiksaaga ei ole, et tooma. Nii et asjad välja. Kõik on siis tegin enam puhtamaks, selle plaadi võtsin eest ära. Mõte on selles, et vool hakkab sisse tulema sealt nurgast. Aga kuna akud siin taga, inverteri panen siia, siis ongi vaja vedada nii-öelda sisendist kaabel sinna inverterisse, et oleks see ühendus. Siis külmkapp jääb siia samma. Tõenäoliselt siia lakke tuleb ventilatsioon või väljatõmme, siis on vaja ehk siis siia 2 pistikut, sinna vool, paneme sinna ka 2 pistikut ja siis nii-öelda bussi teisest otsast tuua siis sinna, kus kraanikaust tuleb ja siia siis igaks juhuks pistikupesad. Lisaks mul on siin pandud ka tagurduskaamera, et näeks ikka tagurdada, see vana hea hiinakas, Luigi andis jälle. Teete küll, kes Luigi on. Aga et siit on ka vaja see vool vedada sinna taha ja siis võiks nagu midagi soojustada. Järgmise ongi, et otsin mulle natuke kaablit järgi. Kõrijas siin ka, et saaks ära teha kiud juhe 1,5 väga hästi ja nii, et sõidame. Panin mingi valguse ka, et Martin siin kommenteeris, et valgust vähe. Siukse kaablivist depost. Kõri ka on ja mõte on selles, et kui me siit panen, et ta kuskilt ei väriseks katki, et vaatame siis, kuidas see pandud saab. No võt, ehk siis nii palju mul juhet oligi sealt siia ja kõik, et oleks veel vaja nii teha ja siis sinna. Saab hakkama, et homsest on poed jälle lahti, peapeal ei viitsi kuskil sõita, et on natuke juurde. See jääb küll praegu vedamata, aga see ei ole praegu teema. Kui sulle meeldib see projekt ja tahad seda kas või natuke toetada, siis vaata all on selline asi nagu Paimi ja Pizza or Paimi ja Coffee, kus saad siis natuke toetada seda üritust. Rangelt vabatahtlik, mis iganes, aga mõtlesin, et tekitin siukse võimaluse, et sealt kaudu siis saad natuke toetada, et ikka läheb mingid kulusi siin. Nüüd on see värk, et mu mõte on siis see, et see seisma. Siia tuleb lagi, siit tuleb sein. Nagu näete, siis siit on vahe sees. Kohe näitan paremini. Sein saab tulla siit, vajutab siia ja siit nagu läheb sisse, eks. Ja üldse sellised kaldpinnad, et kuidas seda lahendada. Mõtlesin, mis ma mõtlesin ja mõtlesin välja siukse asja, et tegin mineeris siukse. Näitan ühe käega, ehk siis see pind ja see alumine, need pöidlamängud peaks saama kokku, et siuke, et siis siia saab pärast vineeri ka seina panna ja niimoodi nagu edasi minna, et tekkis nagu mingi siuke hea idee. Panen lihtsalt ühe siia prooviks ära ja siis vaatame, kuidas õnnestus. Nii, vana hea ise puurib.
võeti kruviga kinni, et kas saab selle sõlme lahti niimoodi. Läheb sinnani. Nii. Mis on siis teema on see, et ma ei tea, kas siit on näha, aga need pinnad pole 90 kraadi. Ja siin ta küll võttis kinni, aga see kruvi läbi vineeri ei jõua selle plekini, nii et on vaja pikemat kruvi, et ta hakkaks tõmbama, aga nii saab seal ära lahendada, et kui see nüüd siia peale panna, siis saab nii-öelda vineeri toetada siia ja siis kurviga juba alla, et see on nagu vajalik ja siis siia, no nii, ehk siis siit on ühtne tasapind ja pärast siis lakke ka nagu tuleb lagi, aga esmane mõte on kõigepealt seinad valmis, siis lagi ja põrand, et ma ei tea, kas see on loogiline mitte, aga ma teen nii. Kindlasti siin videoseerias palju asju ma teen ei ole õigesti, saaks paremini, mis iganes, aga ma teen nii. Vähegi midagi on, siis öelge, teen paremini. Aga praegu tänase päeva lõpuks on nii palju, et see juhe sai otsa. Seda on vaja pikendada, nii et näeme siis, kui olen käinud poes ära. Nii, depost tagasi. Kaablit juurde ostetud ja saab siis jätkata kaablitöödega. Ehk siis sealt nurgast, kus tuleb volusisend, siis üle kaare kraanikausini ja noh, paneme siia ka igaks juhuks. Tasapisi teeme edasi, et ei tea, kas jõuab see episood soojustamiseni, võib-olla proovime ka kaablid ja siis edasi on plaan See on siis kogus nipukaid, mis läks puruks, sest suht külm on. Mis külm -3 oli õues, aga siin ei ole hullu tegelikult midagi sellist teha, sellist tööd. Midagi saab, midagi ei saa. Igatahes. Siia jookseb 2 kaablit välja, võib-olla tuleb ühendus siin üles. Üks siis inverterist ja järgmine, mis läheb siis edasi sealt ja kuni siiani. Siin läheb üks pistikupesa ja siia vedasin siis kaabli lõppu, et sinna tuleb teine. Mõte siis selles, et siin nagu see kraanikaus tuleb, siin on nurka. Panen vist mingi soojenduse, et saaks sooja vee käsi pesta. Ma ei tea veel, kas see läbijooksu kraan segisti või siis panist mingi veekütt ja mingi siukse asja. Igatahes, praegu ma lasen need juhtmed vahuga kinni natuke, ta ei lipendaks ja siis saab juba järgmine kord soojendama hakata. See tuli siuke elektri vedamise episood ja siis, kui ma olen mingi saa endale orguolinud, siis hakkame seda Kingspani panema, et seda läks pean ka mingi liimi võtma, et ega igale poole ei saagi nagu täis suurus panna, et nii suure saab ära panna, ülejäänud peab ikka täis vahutama, et mingi isolatsioon tekiks. Aga kui see on siiski ikkagi huvipakkuv ja tahad, et ma neid edasi teeks, siis pane mingi like või mis on, kommenteeri ka midagi. Teid on nii vähe praegu, et ma jõuan nagu kõigile vastata ja et kui vähegi tahad mingit pitsat praegu juba osta, siis all on link, et sealt saab juba osta. Ja siis näeme juba järgmises videos, kui läheb soojustamiseks, et see oli siuke elektrikas, nii et järgmise korrani.